Teeme päeva lõpuks veel katsetuse, kas poole tunniga tulepuurimisvibu komplekti metsast teeb valmis. Sellepärast, et poole tunni pärast hakkab korvpall, mis peab kodus olema, ehk 35 minuti pärast. Ja siis mul on 30 minutit ja 5 minutit koju minekuks. Tuld leida õige puu, mis kohe sobib. Hakkan vaatima. Okei. Puule on omad nõudmised. Võtame siit kirvega kaasa. Ainult kirvega teeme. Opa. Nii, Alex. 11.25. No nii, kell on 18.30. 5 minutit otsimist ja siin äkki on potentsiaalne toormaterjal. See kuivand jalal, kuivand lepp. Siin on, kõlab ju hästi. Sellest teeme rulliku ehk selle puurimispulga. Proovime ümaraks ajada. 10 minuti läks, 40 on kell. No nii, puurimislaud, puurimispulk, hakatus-sodi. Teeme avasoone, ei jõua. Puru väljalangemissoon, puru kogumissoon ühtlasi. Aukesoon. Vaata, mis ta teeb. No, peaks olema. Natuke võib veel. Võib-olla, aga võib-olla ei või ka. Sälk on väga oluline. Kui see valesti läheb, siis on kõik pekkis. Hakkab välja viskama pulka. Auksoon, pulk. Näeme, käepide. Loodame parimat. Käepide oleme. Siia teeme õnaruse, kuhu läheb käepideme ülemine ots või puuripulga ülemine ots. See võiks ka olla enam sügav. Ta välja ei hakka jooksma. Midagi siin on. No nii, vibu. Murdub. Ei murdu veel. Olemas. Vibu olemas. Oksad maha, muidu lõhum käe ära. Väga ebamugav vibu. On üks tammu olnud. Nii, nöör peale. Mis kell on? 8. Sellelt toolilt võtame nööri ära, Bushcraft-tool. Puppid on eraldi metsalas laiali. Käepide, vibu, nöör. Ja nüüd siit komplekto ka kaasa. Seda puru peaks ka võtma. Hakatus ja sodi. Kus ma panen selle kapuutsi sisse? Natukene. Tasku on ju ka olemas. Paneme tasku. Hop. Pudi läks tasku. Ja võtame ülejäänud asjad ka. Laud on, jah, pulk on. Let's go, paneme mingi püsti. Siit saab keegi teine veel teha. Let's go. Mingi 55 on kell või 52 või. Ei tea, ei saa vaadata praegu. Asjad on küll. Vibu on käes. Yes. Lähen juba preere kotta 5 minutit siit. Seda ei arvesta ju tegemise hulka. Ma saan seal ka teha, aga preere koda on juba niikuinii kodupool ja kella 7 on Kossu vaatama jõuda. Tartu-Pärnu otsustav lahing 2-2 seis. Siis ma juba lähen kodupoole ja poolel teenel saan selle tule ka valmis. Ma ei tea, kas ma saan üldse nii enesekindel olla, aga peab ju olema. Ma arvan, kell on 55, kui ma puurima hakkan. Vibu. Nii, tagavaras olen peale. Teine ots parajaks. Ei tea, mis see paras on. Nii, kas töötab ka või?
küll, hästi. 1 ja 2 ja korraga. Abadi. Nii, ja puurima. Nüüd võtame kohe riided ära. Selle peale kogume. Püsib küll. Nii. Läheb antsakas siia külge. Läheb. Ei taha minna. Apsti. Läks. Nii. Mis asi see? Apsti. See pesa on siin. Pea. Let's go. Nii, aga auk ette puuritud. Aga sälk on vale koha peal. Sälk tuleb sügavaks lõigata. Uno minuto. Uuesti. Nöör venis juba tunnen. Proovime äkki õnnestub. Kus see pesa on? Liiga palju tuult. Ei ole väga hea puru. Läheb välja. Jep. Ei õnnestunud. 1 katse anti veel. Tegin otsa natukene uuesti. Proovime siis ühe veel ja siis tõmbame nahad. Kui nüüd ei tule, siis ei tule. Puru on parem kui enne. Eks neid. Puru juurde siia. Nii tossab. Ära kustuta. Nüüd läheb. Puru on parem. Peab minema. Tuul teda liiga ära ei jahuta. Vaata, ta ei näe. Ikka on varjus. Siin. Nüüd on näha. Siin. Ei näe. Mis ta on teie jaoks? Jees. Nii, nautige. Läheb. Mingi kõrres on veel kuskil. See siin. Nüüd läheb. Kadakakoor oli enne kogutud, see on nüüd sohk. Linnupesa. Natuke tuul. Nii, kallitame sisse. Abdi. Taram-tara ja hopsassa. Ola. Olemas, vaatame kella. 18.05. Läks ikka 40 minutit. Okei, koju, kossu vaatama. See on koju. Ehk selline päev, et Savinõu
mis läheb veel tulle, ei tea tulemust, kasetõukorv, käepaelad, kaelapael otse loodusest, mis veel oli, hea pajukoorekorv, see punutud versioon ja siis tuli, vibupuuri aja peale tegemine, tule saamine. Vot selline tore päris oskused looduses ja bushcraft, kus sa ise ikkagi lood looduslikest materjalidest eluks vajalikke tarvikuid ja siis saad neid kasutada ja oled loonud ühenduse maailmaga otse ja omadega näpud nii-öelda looduse vooluvõrku pistnud ja ei silita oma kauge maa suurtest tehastest toodetud võõraid topsikesi ja nopsikesi ja tulemasinat ja tulepulka, vaid saadki näed siin Eestimaa looduses kõik tehtud, et see on kuradima hea tunne. Võt, nii et soovitan 16-17 mai, järgmine nädalavahetus. Tulge Preeria kotta, teeme 2 päeva saunad, söögid, möllud ja bushcrafti, igaüks saab siis vaadata, mis ta teha tahab. Korvi, paelu, tulepuurimist, mis iganes muid bushcraft viinaid. No valikut on, savi voolida saab, savi on kõvasti. Et selline mõnus teraapia, käed maa külge ja tegema. Siin on meie kohalik savimaardla, mille metssead tegid avalikuks. Ehk selline eelmisel aastal kaevatud 1,60 m sügavuseni läheb savi. Ehk siit saab siis, ma ei tea, palju seda siin perimeetris veel ümber on. Siin on välja sorteeritud mingi kehvem savi, kivi kõvaks läinud siin. Ehk proovime siis siit saada jälle savi, et ta ei näe enam nii hea välja, kui siis, kui ma ta värskelt kaevasin maa alt. On pragunenud, aga proovime, vaata mis tuleb. Selline hunnik on tükke sees, tuleb eeltöödelda kõvasti, aga asume tööle. Siin on minu kõige esimene savinõu, mis on tehtud 1 päevaga otse siit selja tagant jõest. Võetud savi, samal õhtul muditud ja voolitud ja ööseks lõkkesse pandud ja peab vett, nagu näete, et läkski keraamikaks, aga see on jah, loodusliku saviga on see alati selline risk, et ta ei ole selline tihke päts, mis te savi koolitusel saate endale kätte, vaid tulebki rohkem ise panustada ja materjaliga sõna otseses mõttes sõbraks saada ja ta oma pisikeste näppude vahel tüki kaupa parajaks voolida. Ehk siin tuleb siis nüüd keerata kõik see mittetöödeldud savimass korralikuks pehmeks kraamiks. See on siis selline kängar, kus on sees igast kuivanud tükke, kivikesi, oksaraage, mingeid juurikaid võib-olla natuke, palju ei ole, aga iga väike tükk võib kogu protsessi ära nullida. Ja siin on siis esimesed näppude vahel läbi muditud. Sellist mudid oma 3-4 minutit, et saada ta ilusti kõik õhulised tükid katki, kõvavad sellised kuivanud tükid katki. Ja nii ta läheb vaikselt. Ja selline näeb ta siis alguses välja. Ehk et ühtlaseks massiks, nagu see savi, mille poest ostad või savikursustel käid enam-vähem. See on üks pisike kivi. Kivi ei pruugi olla kõige hullem asi. Natuke veel märjaks, et ta ei kuivaks siukseks praguliseks kohe. Ja voolin palli ja läheb teiste pallide juurde. Opadi! Mingi mitu aastat tagasi tehtud kuusekoore korv. Väga lihtne, lihtsalt väänatud ja pinnidega kokku pandud. Aga nüüd on hea seda kasutada savitranspordiks.
läheme Preeriakotta ja teeme seal edasi. Seda saate teha ise ka siis, kui 16-17 mai järgmine nädalavahetus Preeriakotta tulete, siis saate ka valida, kus te tahate teha pommid. Vesi, savi ja rullimislaud. Hakkame pihta. No loodame parimat, et savi teeb koostööd. Näpu all tundsin kõvasid tükke veel natuke aeg-ajalt, mõnda peent kivikest, aga nii ta sai ja jääb lootus, et koostöö õnnestub. Kõige siledamaks ma vaatan ka praegu ei saanud, et need mikropraod on kõik need, mis võivad lüüa lõhki. Katsun veel siluda nii kaua kui annab. Kas see savi töötab või ei tööta, ei tea. Et ta oli hästi erineva struktuuriga, nagu see osa oli väga hea. Ma ei tea, eks näis. Paksus ei saanud ka väga ühtlane. Ta on siit sealt paksem ja siis on ühest kohast peenem ja jälle paksem. Vaatame. Laseme tal nüüd siin, ma arvan, tunnike 2 taheneda ja siis hakkan lõkke ääres kiirkuivatama ja siis läheb ööseks tulle. Kuivab. Nii, tööhetk. Põhi sai küll liiga õhuke. Aga midagi ei ole teha, läheb tulle, läheb katki. Loodame, et ei lähe. Siin on näha mingi kivike või tükike. See on kivi, jah. Seda enam kätte ei saa. Aga damage'ist on ja paneme eel soenema. Ja läheb lõke üles ja ühel hetkel läheb lõkkes. Kaks kõksu käis seal, keraamika kõksu, ilmselt on katki. No nii, napikas. Lõi katki. Seal on pragu ja siin on pragu. Aga isegi hästi see. Selles mõttes, et see ei olnud väga hea savi näppude vahel. Kohati oli siuke ebakvaliteetne. Mis siin valesti läks, on see, et üks oli savi kvaliteet, mida ei tea täpselt, eks. Tundus, et ei olnud kõige parem. Aga teine asi oli saarepuu ja kõva tuul. Ma küll matsin selle vahtra koore sisse, kuivanud vahtra koore tükkide sisse, et see kohe see saarepuu kuum vajale ei läheks, aga see tuul lõi selle ikka nii kuradi mürtsuga käima. Et isegi kui ma lasin ennem juba poti siin ääres soojaks, kuumaks täitsa, siis see kuumuse vahe oli ikkagi liiga suur järsku. Et siis on 4-1 ebaõnnestus. 2 korvi, käepaelad, kaelapaelad, kõik läksid hästi, tulepuurimine läks hästi. Aga siis see savinõu nüüd. Kõige suurem ajakulu 3 tundi umbes. Pluss siis veel põletamine nüüd. Läks nahka. Aga vead on head, need õpetavad rohkem kui õnnestumised.
Easy money. No vot, Bushcraft konteinerid või korvikesed pajukoorest punutud väga lihtsa tehnikaga. Selline pooleliitrine ja kasetahust ka väga kiire ja lihtne korv, selline 1,5 liitrine, 2 liitrine. Selline tore teraapiline nokitsemine looduslike materjalidega, millest tuleb siis ka praktiline tarvik, mida on väga mõnus siis kasutada võrreldes igasugu, ma ei tea, kuskil maailma otsas suures huugavas tehases toodetud asjaga. Nii et need on need asjad, mis ühendavad sind tegelikult siis loodusega, kus sa viibid, ja need, mis sa ostad ja viid loodusesse, need tegelikult hoiavad sind eemal sellest ümbritsevast keskkonnast, sest su tähelepanu läheb nende fabrikaatide peale, mis kuskil suurtes tehastes huugavate masinatega kuidagi väga robustselt, ilma enda mentaalset ja vaimset ühendust loomata on toodetud, et need kaugendavad jah, pigem. Aitavad sul võib-olla välja minna loodusesse, aga hoiavad sind enda küljes. Ja need hoiavad sind kaua looduses tegevuses ja seovad sind igatepidi raku tasandil loodusega. Et see on looduses viibimise häkk, kus sa tõesti tegutsed, lood looduslikest materjalidest, lood suhted erinevate liikidega läbi selle, et sa kasutad neid ja otsid koostöövõimalusi, kuidas nad sinu kätte oskusele ja vaimule ja tahtele koostöösse astuvad. Vot selline tore viis ennast tõeliselt loodusega siduda ja tunduvalt kiirem ja sügavam kui jalutuskäik või istumine või tõlkimine on see, kui sa teed, lood ühenduse, panustad tunde. Konkreetselt see läks mul, esimest korda tegin selles tehnikas, läks paar tundi koos materjali kogumisega ja kokkupanemisega siis
päris paras näpuharjutus. Neid ma olen teinud juba aastaid ja noh, selle ma tegin hästi kiiresti. Tunniga koos juurte kogumise ja too võtmisega. Et kui materjal on juba varutud, siis ta on selline 30 minutit ja korv valmis. Seda saab muidugi esteetikat lisada ilusamini, kõik asjad. Siin on ka näha, et lippa-loppa on see ülemine äär, natuke liiga lai ka võib-olla. Aga ise tehtud ja tore. Nüüd saab veel sauna ka. On korraga? On korraga? No võt ja siis magama pärast toredat bushcraft päeva tipitelki. No nii, magama. Ja savikausiga juhtus siis nüüd niimoodi, et ei jõudnud teda kuivatada. Ta on siin, seal. Ei jõudnud teda kuivatada ikkagi. Saunatamine läks nii mõnusaks, et see aeg läks sinna ära. Savikausikke läks nüüd kuivama, äkki saab siis hommikul panna tulle. Ehk natuke nihkub edasi. Ärme siis oma üritusel niimoodi tee, et lähme sauna ja unustame eel kuivatada. Kes tahab teha savi asju, siis tuleb ikka 2-3 tundi lõkke ääres kuivatada ja saada ta lõkke valmis. Märjana ei tohi sisse panna, siis on paha lugu, läheb katki. Võt selline tore tuba. Ehk et hea tööd.